Eakate hooldus on teema, mis puudutab meid varem või hiljem kõiki. Täna vaatamegi lähemalt ühte väga reaalset ja südamlikku lugu. See on lugu 96-aastasest Patriziast ja tema loo kaudu näeme, kui keeruline, aga samas kui oluline on eakate hoolduses just nimelt terviklik lähenemine. See siin on Patrizia enda lause. See ütleb tegelikult nii palju, eks. See näitab tema kangust ja soovi iga hinna eest iseseisev olla. Aga samal ajal peidab see endas ka palju sügavamat ja muret tekitavamat probleemi. Uurimegi nüüd koos, mis selle taga tegelikult peitub. Ja siit see lugu tegelikult hargnema hakkabki. Ühel päeval ilmub Patrizia oma iganädalasse päevakeskusesse, aga midagi on teisiti. Tal on näol ja kätel sinikad. Ja just see ongi hetk, kus personal saab aru, et midagi on tõsiselt valesti. Okei, aga enne kui me süveneme probleemidesse, on oluline aru saada, kes see Patrizia üldse on. Mitte lihtsalt number 96, vaid inimene oma elulooga. Patrizia on elanud pikka iseseisva elu, aga see on olnud ka traagiline. Ta on lesk ja on pidanud matma ka oma ainsa tütre. Ja vaatamata oma kõrgele eale ja haprusele tuleb ta igapäevaste asjadega endiselt ise toime, aga just see kange iseseisvus on see, mis varjab tegelikult suurt üksildust. Tema sotsiaalne võrgustik on, pehmelt öeldes õhukeseks jäänud. Ja kui me räägime sellest tugivõrgustikust, siis on tõesti habras. Lapselaps on olemas, helistab iga päev, mis on muidugi tore, aga ta elab kaugel ega saa praktiliselt aidata. Naaber on abiks poeskäikudega, aga see on selline juhuslik tugi. See tähendabki, et kui midagi päriselt juhtub, on Patrizia ikkagi täiesti oma pead. Nii, nüüd aga lähme asja tuumani. Hakkame lahti koorima neid kihte, et mõista, mis on Patrizia probleemide tegelik juurpuljus. Ja nagu kohe näha on, ei ole asi kaugeltki ainult kukkumistes. Kõigepealt muidugi see, mis on silmaga näha. Füüsilised probleemid. Korduvad kukkumised on ainult jäämäe tipp. Sellele lisanduvad lihasnõrkus, halb tasakaal, krooniline valu, pidev väsimus, pearinglus ja isegi unetus. Kõik need asjad kokku maalivad pilti keha üldisest, kurnatusest. Aga füüsiline pool on ainult üks osa loost. Palju raskem on see koorem, mida silmaga ei näe. Patrizia tunneb pidevalt ärevust, muretseb tuleviku pärast. Mis saab siis, kui ma jään haigeks ja keegi ei tule appi? Ja kõige selle taustal on muidugi see sügav lein, mida ta kannab endaga kaasas. Ja siis on veel sotsiaalne pool, mis teeb kõik veel keerulisemaks. Ta elab täiesti üksi. Igapäevast inimkontakti on väga vähe. Ja mis on eriti keeruline hooldussüsteemi jaoks, see ainus lähedane sugulane, lapselaps, ei ole tegelikult valmis aktiivselt koostööd tegema. See muutab igasuguse professionaalse abi korraldamise ikka väga raskeks. Ja lõpuks midagi, mis tihti unustatakse, vaimne pool. Patrizia on usklik inimene ja religioon on tema jaoks oluline tugi. See annab talle lohutust ja tähendust, aga samal ajal, mida rohkem ta tunneb, et sõltub teistest, seda suuremaks kasvab ka selline eksistentsiaalne ebakindlus ja sellega tuleb samuti tegeleda. Nii et siin ongi see kõige olulisem mõte. See kukkumine ei ole lihtsalt kukkumine. See on sümptom. See on märk sellest tohutust omavahel läbi põimunud probleemide võrgustikust, kus on koos füüsilised, psühholoogilised, sotsiaalsed ja ka vaimsed mured. Ja teate, meditsiinis on sellele seisundile täitsa oma termin, habrasus. Ja see kirjeldabki täpselt Patrizia olukorda. Keha on vananemise tõttu muutunud nii haavatavaks, et ka väike tagasilöök võib põhjustada suure kriisi. Mis on siis need kõige suuremad ohud, millest me räägime? Üks kõige hirmsamaid on see, mida kutsutakse pikaks lamamiseks. Mõelge ise, ta kukub ja jääb tundideks, võib-olla isegi kauemaks, abita põrandale. Ja kui sellele lisada veel süvenev ärevus ja sotsiaalne isolatsioon, see on retsept katastroofiks. Okei, pilt on üsna sünge. Aga kuidas siis sellist keerulist pundart lahti harudada? Kuidas saab üks hooldusmeeskond aidata, kui probleeme on nii mitmel rinnal korraga? On selge, et vaja on terviklikku plaani. Ja lahendus ongi tegelikult geniaalne oma lihtsuses. See on 4-osaline plaan, mis peegeldab täpselt probleemi olemust. Iga valdkond, füüsiline, psühholoogiline, sotsiaalne ja vaimne, saab oma enda spetsiifitse tugiplaani. Kõigega tegeletakse korraga. Ja sellise plaani elluviimiseks on vaja tervet meeskonda. See ei ole ühe inimese töö. Patrizia heaolust seisavad perearst, koduõde, füüsioterapeut, sotsiaaltöötaja, isegi naaber- ja päevakeskuse töötajad on osa sellest meeskonnast. Kõik peavad koos töötama. Hetkene küll, me oleme nüüd Patrizia loo läbi käinud. Aga miks see kõik oluline on? Mida me saame sellest õppida laiemalt? Ja siin ongi see point.
eesmärk ei ole ju tegelikult ainult see, et Patricia enam ei kukuks. See on sümptomite ravimine. Tegelik sügavam eesmärk on toetada tema iseseisvust, tema elukvaliteeti ja mis kõige tähtsam, austada tema soovi elada oma elu lõpuni väärikalt ja oma kodus. Ja see lugu jätabki meile õhku ühe suure küsimuse, mille üle mõelda. Kuidas me ühiskonnana saame tagada, et iga eakas inimene, iga Patricia saaks sellist hoolt? Hoolt, mis näeb teda kui terviklikku inimest, mitte lihtsalt, sümptomite ja diagnooside kogumit,